tere, professor Tõnu Lehtsaar. Tere! Meil on väga suur rõõm, et te olite valmis meie saatesse tulema. Ja tänase saate teemaks mõtlesime valida siis pühendumine ja võõrandumine või siis võõrandumine ja pühendumine. Ja selle teema valik johtus mingil määral ühest Riigikantselei hiljutisest avaliku arvamuse seireuuringust ja nende tulemustest, kus siis või millest nähtus, et kui eelmise aasta detsembris leidsid 68% küsimustikule vastanud eestlastest, et nad nõustuvad täiesti väitega, et tunnevad ennast osa olevat Eesti ühiskonnas, siis tänavu aasta märtsiks on see kukkunud 51%-le. Ja kuna teie olete oma artikli ja essee kogumites, näiteks mille pealkirjaks on Ma olin nõustaja kaplan, kirjutanud mitmeid kirjatükke sellest teemast, siis me tundsime, et oleksite väga hea inimene, kellega seda teemat arutada. Ja küsimus olekski, et mida teie sellisest uuringu tulemusest välja loete ja kuidas see meie saate teemaga suhestub? Ma arvan, et need tulemused on väga tõsised, mis sisuliselt ju näitavad siis seda, et ainult pooled Eesti inimesed ütlevad, et see riik on minu riik. Või samastuvad ennast selle riigiga. Ja kui me küsime, mida niisugune võõraks jäämine tähendab, siis ma arvan, et mingis mõttes on see ju lausa ohtlik, sest ma arvan, et ka suured sotsiaalsed nähtused sageli algavadki mingist tundest või emotsioonist. Mina kuulun sellesse põlvkonda, kes on sündinud, koolis käinud, ülikoolis käinud nõukogude ajal ja ma mäletan väga hästi seda laulva revolutsiooniperioodi, paavst Johannes Pauluse lühilauset ärge kartke. Ja seda, missugune kuraaž, missugune julgus, missugune tahe oli meis kõigis. Ma mõtlen nii Eestis kui Baltimaades, Ida-Euroopas saada vabaks, jõuda oma riigini, see oli meie unistus, see oli meie palve. Ja kui nüüd on tegelikkus selline, et seesama ihaldatu ei ole enam meie oma või pooltele meist ei ole meie oma, siis ma arvan, et see sisemine tugevus, mis meid viis vabanemise ja vabaduseni, on asendanud nüüd kas pettumuse ükskõiksusega ja see teeb meid sisemiselt äärmiselt nõrgaks. Ma mõtlen rahvana, kodanikena ja me räägime siin ka ikkagi siis eestlastest, mitte Eestimaal elavatest inimestest. Ja küsime siis lõpuks, et kelle riik see on või kellel seda riiki tarvis on või kes seda riiki siis omaks peavad, eks ole. Nii et need faktid vajaksid põhjalikku uurimist ja ka põhjalikku kommenteerimist, miks see nii on ja mida see tähendab, aga need numbrid on tõsised, need arvud on tõsised. Aga tundub, et ühiskond on siiski päriselt praegu selles mõttes muutunud, kui see muutus ka nendes protsendipunktides on nii järsult, nii suur. Kuigi mõnes mõttes võiks ju arvata, et muutumine ise on selline konstant, millega peabki kogu aeg arvestama ja millest ei tohi lasta ennast heidutada, siis praegu tundub, et äkki võib olla tegemist mõnes mõttes siiski erakordse olukorraga, kus see on tõesti olnud inimeste jaoks nii järsk ja võib-olla nii talumatu, et sellest ei saa enam rääkida kui sellisest väga tavapärasest asjast. Et kas see on siis praegu mingi eriline olukord? No seda me täpselt ei tea ja see ongi nüüd niisugune olukord, kus minu arvates asja positiivne pool on see, et meil on olemas mingisugune objektiivne näitaja. Autoriteetse ettevõtmise poolt on viidud läbi uurimus, mis näitab, et rahulolu või kuuluvustunne on oluliselt langenud. Eks ole, see on fakt, see on mingisugune number. Ja nüüd me küsime, mida see number meile siis tähendab. Patriotismi langust, haavatavuse suurenemist ja mis iganes. Ja järgmine küsimus on see, miks see nõnda on läinud. Ja siin ma arvan, me võime spekuleerida, me ju tegelikult täpselt ei tea. Ja ma usun, et kui me küsime erineva poliitilise maailmavaatega või väärtusruumis erinevatel seisukohtadel inimeste käest, siis nende arvude seletused või põhjendused saavad olla väga erinevad. Ma ei ole jälginud seda
debatti otseselt, aga ühes parlamendi arutelus lihtsalt vilkamisi internetis tabasin ja seal esineja, ma ei mäleta, kas oli peaminister või oli see keegi ministritest ja ütles, et see põhipõhjus on ikkagi Ukraina sõjas, eks ole, et sõda on tekitanud selle olukorra, inimestes on ebakindlus, mis teatud määral tõenäoliselt on tõsi, sest poemüüjad ja perearst on mulle ka öelnud, et sõjahirm on see, mis inimesi hoiab tagasi kulutamatast ja mis halvendab nende vaimset tervist, aga kindlasti mitte ainult. See võib olla need väga kiired muudatused seadusandluses, mis puudutab siin abielu ümber defineerimist, kogu see maksude tõusmine, ka majanduslik surve, mis on inimestel mis iganes. Ja nüüd psühholoogia metaotsast minule meeldib see vana hea isiksuse psühholoogi Gordon Allporti seisukoht, et kui meid huvitab inimese arvamus või seisukoht, siis küsi selle kohta inimese enda käest. Kuna me oleme ka ajal, kus on olemas selline nagu poliitiline surve, poliitkorrektsus ja nii edasi, ega nende asjade uurimine, et saada tegelikke põhjusi teada, ei pruugi üldse nii lihtne olla, seda esiteks. Ja teiseks ka sellised hoiaku ja suhtumise küsimused inimese enda jaoks võivad olla heas mõttes mitteratsionaalsed. Kui minu käest küsitakse näiteks, et mida tähendab Isamaa armastus või miks sina, Tõnu Lehtsar, armastad Isamaad, no kuda ma seleta seda, miks ma armastan Isamaad, eks ole, või mul peab olema mingid argumendid või kontseptsioon, aga mul see tunne on väga tugev. Nüüd samas psühholoogia ütleb mida? Kui on sellised emotsionaalsed hoiakud, suhtumised, raskesti sõnastatavad seisukohad, siis nende uurimiseks parim meetod on siiski intervjuu ehk räägi inimesega. Mis siis tähendab seda, et kui meil on nüüd näiteks see 51% nendest inimestest või tegelikult siis 49, kes ei pea Eestit omaks, 51 oli see veel positiivne. Seal on veel ka see hulk inimesi, kes osaliselt nõustub sellega. Jah. Me näeme, eks ole, ja seal on olemas siis ju vastavad meetodid, kuidas vaadatakse niisugune kas esindusgrupp või keegi ja püütakse siis seda uurida, sest minu arust need numbrid veel kord on tõsised, see näitab meie niisugust sisemist lõhenemist, ka nõrkust ja nende tegelike põhjuste teadvustamine või nende välja toomine oleks väga oluline. Ja mõnel juhul, kui me tahame probleemi lahendada, siis parim viis on see põhjus kõrvaldada. Mõnel juhul põhjuse kõrvaldamine ei ole võimalik, aga siis me saame rääkida vähemalt sümptoomide ravist, aga sellele tuleks tähelepanu pöörata. Et jätta see ühe nimetaja arvele näiteks, et see on kas maksutõus või Ukraina sõda, see ilmselt ei kajasta tegelikku olukorda, aga see ei võimalda ka seda ei kontrollida, ei juhtida, sellega kuidagi suhtestuda või midagi selleks teha, et me siis oma riiki nii-öelda ikka omaks peame, eks ole. Ja kui me räägime siin julgeolekuohust ja Moskva meelsusest, eks ole, siis minu arust selline ideoloogia ja tulejõu kategooriates rääkimine, julgeolekuohu puhul näiteks, on vaid medali üks pool või kogu selle, võiks öelda nähtuse üks tahk, selline sisemine nõrkus, võõrandumine, seest poolt murdumine on minu arust palju ohtlikum. Et kui asi läheb tuliseks või tulejõuni ja süsteem on mäda või inimesed ei tunne, et see omana, siis korjad kokku nagu mädanenud õunad suvise lõunapuu alt, ei ole siin palju tuld tarviski. Aga kui võõrandamine, kui nähtus on pigem ikkagi see sümptom, siis millena te päriselt näete seda juurpõhjust, et kui võib-olla näiteks Ukraina sõda või mis iganes põhjendus jääb liiga lakooniliseks, et millena te näete seda juurpõhjust selles võõrandumises? Ma arvan, et siin on väga sellised isiklikud põhjused, ja ma julgeks võib-olla psühholoogia mätta otsast tuua välja mõned niisugused tegurid, mille puhul psühholoogia ütleb, et võõrandumise tunne või kogemus võib tekkida. Siis siinkohal võiks ka veel seda nimetada, et psühholoogilises mõttes
võõrandumisel kui nähtusel võivad olla väga erinevad tasandid või see võõrandumise objekt, kellest või millest võõrandutakse, võib olla väga erinev. No psühholoogias on ka näiteks niisugune nähtus olemas nagu võõrandumine üldse iseendast, eks ole, või võõraks jäämine, mis võib võtta ka selliseid patoloogilisi vorme, mis on inimene ei taju enam ennast iseendana või kogu maailm ja tema ise on talle kuidagi võõras. See võib võõranduda või võõrandumine võib toimuda lähisuhetes, aga see võib ka puudutada mõnda gruppi või organisatsiooni, eks ole, ma olen töötanud oma elu, kogu minu elu on seotud näiteks Tartu Ülikooliga ja ma olen, ma võiks öelda ka teatud valulikkusega kaasa elanud sellele, kuidas ma nüüd ise emeriteerusin, ma olen juba selles eas, aga on mõned minust vanemad kolleegid, kes olid mulle väga lähedased, mõned nendest ka minu õpetajad ja neile ülikool on võõras. Miks see nii on? Seal on omad just hästi subjektiivsed põhjused, hästi kahju, aga see võõrandumine võib olla siis ka organisatsioonist, kellega või millega on olnud väga lähedane kunagi. Ja võt sama võib puudutada ka nüüd ühiskonda tervikuna, mida siis need antud uuringu arvud näitavad. Nüüd, miks see on? Psühholoogias on olemas siis teatud kategooriad, milles see võõrandumine avaldub ja mina ei oska ka öelda, millal see põhjus ja tagajärg või kumb on põhjus, kumb on tagajärg või on need läbi põimunud, aga väga üldisel tasandil võib siis öelda seda, et võõrandumine tekib, kui inimesel tekib selles suhtes kellegi või millegagi selline abituse tunne ja tunne, et minust ei olene midagi. Tehakse, läheb, on, minust ei olene mitte midagi. Minust ei olene mitte midagi. Me võime selle nimetada siis teerullipoliitikaks või teerullipraktikaks. Inimesed lihtsalt tunnevad, et minust ei olene mitte midagi. Nüüd teine, mis on sellega tihedalt seotud, millega ma ka oma hingehoiupraktikas olen kokku puutunud, konkreetselt ma mõtlen näiteks ühe inimese suhet kogudusega ja tema probleem oli sellest, ta väitis, et teda on kõrvale jäetud. Tehakse, aga temaga enam ei arvestata, tal on võimeid, oskusi, ta tahaks. Ütleme konkreetsel juhul minu enda mulje oli pigem see, et ta oli ise ennast nurka värvinud oma tõreduse, halvasti ütlemise, kapriissuse ja muuga ja temaga oligi niivõrd raske suhelda, ühesõnaga, et elu läheb edasi ilma temata ja kõigil on natukene lihtsam. Kas siis põhjendatult või mitte, see abituse tunne ja tunne, et mind on kõrvale jäetud. Minuga ei arvestata. Nüüd kolmas kategooria, mida ka meie ajakirjanduses muide on väga palju käsitletud, on sellise eesmärgi ja tähenduse puudumine. See soosib võõrandumist. Kas on tulemus või tagajärg, igal juhul see käib kaasas võõrandumisega ja kui me nüüd paneme mingi ajaliini või vaatame tagasi, eks ole, me tahtsime vabaks saada. See oli see, mis meid sidus. Me olime nõus kartulikoori sööma, peaasi, et Nõukogude Liidust välja saaks, eks ole, saaks luua oma rahvusriik. Siis järgmised teemad olid NATO ja Euroopa Liit, eks ole, millega liituda, see olid suured eesmärgid. Me tundsime, et sinna perekonda saada, me oleme osa sellest maailmast. Ja kui me täna küsime, aga mis on siis minu pärast Eesti Vabariigi eesmärk või mis on see suur passioon või visioon? Ma ei tea seda, ei ole, mina ei suuda seda ei sõnastada ega leida. See sama rahvusriik, mille pärast me ei sõdinud, eks ole, meile anti see nii-öelda minu arust ajaloolise kingitusena ilma vereta vabadus, eks ole, aga me olime valmis sellest, kui tarvis ka võitlema selle eest. See rahvusriik on muutunud otse kui pilkenumbriks, eks ole. Liigume siis kas Ühendriikide või kommuuni või mina ei tea mille poole, eks ole. Vähemalt ka ma võin oma kogemusest öelda, et mina praegu Eesti riigil sellist suurt eesmärki ei näe. Vahepeal üks asi nagu vilksatas korra, see on materiaalne heaolu. Mina ei saa rääkida kõigi eestlaste nimel, aga me oleme oma abikaasaga, meil on juba lapsed suured, me oleme nüüd taas kahekesi
ja oleme palju rääkinud, et nii mitmeski mõttes või vähemalt ka majanduslikus mõttes, tõsi, me ei ole kunagi nii hästi elanud, eks ole. Meil on aegade parim auto, mina olen kirglik kalamees, sõidan väga mõnusa paadiga, eks ole. Meil nagu ei oskagi midagi tahta, kõik on olemas, eks ole. Aga küsime, et kas siis see on nüüd siis see põhiväärtus, eks ole. Kui külastada vaesemaid maid, siis need inimesed, kes käivad palju jalu ja söövad seda, mis puu otsast pähe kukub, kohati mulle tundub palju õnnelikumad kui meie siin. Kuigi ma arvan, et mulle siin selles mõttes meeldib rohkem, kui seal oleks. Aga mida ma tahan väita, on siis see, et võõrandumise üks tunnuseid või ka põhjusi on see muutumine või tähenduse puudumine. Ja öeldakse ka, üks saksa konfliktoloog Friedrich Classel ütleb, et iga organisatsioon või ka ühiskond võib aja jooksul maha käia. Ta nimetab seda siis külmade konfliktide perioodiks, kus kõik on kõigiga tülis ja üheks niisuguseks karmimaks sümptoomiks selles külma konflikti perioodis, mida me võime ka siis võõrandumise perioodiks nimetada, on see, kui hakatakse pilkama eilseid ideaale. See, mille nimel elati, võideldi, püüeldi, see muutub kuidagi narjanumbriks. Nüüd, kui tulla veel nende võõrandumise sümptoomide juurde, siis ta vahel läheb ka isiklikuks selles mõttes, et tekib võõristustunne teiste inimeste suhtes. Vaata, kui on sellised kokkuliidetused, ühise edasimineku ajad, siis me kõik oleme eestlased, me kõik oleme eurooplased, me koguduses kõik oleme kristlased, eriala raames me oleme kõik psühholoogid, kui mina oma erialast räägin, eks ole. Ja nüüd võõrandumise üks tunnus on, et on teatud inimesed, kellega enam ei saa hästi suhelda, tekib see nende kategooria, vaat nemad seal, eks ole. Ja kui on ikkagi nii, et nemad otsustavad ja nemad ajavad asja ja minu asi see ei ole, või mul on ka nendega lihtsalt emotsionaalselt raske suhelda, see on siis üks tunnuseid. Ja mida veel öeldakse võõrandumise puhul, üheks oluliseks tunnuseks on hirm. Hirm nende suhete ees, hirm teha midagi valesti, öelda midagi valesti, kindlam on olla vait või tõmbuda endasse, mitte tegelda, mitte suskida, mitte näppida. Ja läheb nagu läheb, meist ei ole siin midagi. Ja selline fatalism või see tunne, et minust tegelikult ei ole midagi, läheb nagu läheb, see on psühholoogias veel omakorda niisugune tegelikult väga suur teema. Nii et kui siis teha selline vahekokkuvõte, siis on abitus, see on tunne, et ma olen kõrvale jäetud, see tähendab seda, et tähendust ei ole, on inimesi, kellega mul on raske suhelda. Ma ei näe mõtet ja on ka mingi hirm, et kui sa liiga palju õiendad, siis kasulikum on olla vait. Aga rääkides sellest, mis on ilmselge, siis tahaksin ikkagi küsida, et miks see on halb, kui inimesed tõmbuvad endasse ja lõpetavad tegelemise selle ühiskonna tervikuga ja jäävadki vait ja tegelevad vaikselt oma asjaga. Et mis on see, mida me selle juures kartsma peaksime? Ma arvan, et sellisel rahulikul või rahulolevamal ajal, nagu on võib-olla ka täna veel, ei juhtugi eriti midagi. Keegi tegutseb, keegi on endasse tõmbunud. Ma arvan, et neid inimesi, kes ei ole rahul või on võõrandunud, on ju mingi protsent olnud kindlasti alati. Probleem tekib siis, kui on vaja otsustada, kui on vaja näidata üles initsiatiivi. Seda esiteks, see on niisugune potentsiaalne probleem, kus see inimene siis ei pruugi liigutada või kaasa tulla, asuda kaitsele, võtta seisukohta, sest see ei ole minu asi, see ei ole minu sõda. Ja teine on see, et meie kujutlus siiski ideaalsest ühiskonnast. Ja ma ka ise pooldan seda, meie põhiseaduses on ka öeldud, et kõrgem võimukandja on rahvas, eks ole. See tähendab seda, et ikka iga inimene panustab või meil on oma riik ja me ajame oma asja siin, eks ole. Ja kui on niimoodi, et valitsevate ringkondade usaldusprotsent, see on ju praegu väga madal, seal 10+-, eks ole, sõltub siis, kellest sa vaatad. Ja kui pooled inimestest sisuliselt ütlevad, et see ei ole meie riik, siis on see väga kaugel niisugusest, minu pärast, ma ei ole jurist, ma ei valda neid termineid, aga me võiks öelda siis põhiseaduslikust ideaalist on see kaugel.
kõrgem võimukandja ei ole rahvast ei ole suurt midagi peale valimist, eks ole, kui sa valid ära ja pärast siis valitsevad siin need, kellel tegelikult rahva usaldust ei ole, siis see probleem ongi selles, et me ei teosta seda ideaali või mõtet, mida riik endas kannab, et see on rahva tahte väljendus. Kui tundub, et konflikti ületamise teatav tingimus, et meil on tahe see konflikt ületada, siis kas meil üldse on seda tahet seda konflikti ületada, sest et alatasa tundub, et see väljajäetuse tunne on vastastikune mingil määral, et see käib niimoodi periooditi, et küll üks pool tunneb ennast väljajäetuna, siis jälle, ütleme, võimuvahetusega tunneb teine pool ennast väljajäetuna ja ega teist ei taheta ka sisse kiskuda sinna, leida seda ühist pinda. Jah, ja ma arvan, et see ei ole ainult Eesti probleem, vaid see on, ma arvan, praegu Ameerika Ühendriikides on midagi sarnast, Poolas on sarnased arengud, kuidas need jõujoonte või osapoolte arvud on. Nüüd, mida siis selles olukorras teha? Minu sügav veendumus on, et ilma läbirääkimisteta ja ilma teise arvamuse nii-öelda tunnustamiseta ei ole võimalik neid probleeme lahendada. Mõnedel juhtudel, kui võtame näiteks endised Jugoslaavialad, üks minu erialaseid tegevusi on olnud lepitamine ja Martti Ahtisaari käis siis seal lepitamas, eks ole. Ja tema ütles, et tema usub seda, et iga konflikt on lepitatav. Ja võib-olla mõnedel juhtudel on tarvis kedagi väljastpoolt, kes tooks need osapooled kokku. Ma ei oska öelda, kes see on. Või näiteks ka Eesti tingimustes, eks ole. Sest meil praegu minu arust paraku on kuidagi läinud nii, et meil selliseid suuri või usaldusväärseid autoriteete enam ei ole. Ma oskan võib-olla nimetada ainult Arvo Pärti, kelle muusika meid seob, eks ole, aga tema on kõige ebapoliitilisem figuur üldse, eks ole, kusjuures ma ajakirjanduses olen kuulnud sõimu tema aadressil, et kuulub valesse kirikusse, Moskva patriarhaadi õigeusu kirikusse, eks ole. Ja minu arust on see ikka niisugune haige etteide ühesõnaga, et mingil hetkel inimese elutöö looming on kõige kuulsam eestlane täna, aga need on vales kirikus, eks ole, selle kallal on siis vaja õiendada, eks ole. Et see leppimine, leida inimest on väga keeruline, see eeldab osapoolte tahet ja mõnel juhul siiski paraku on nii, et muutuvad olud, üks ühine vaenlane võib selle liitumise tekitada, aga siis võib olla ka juba läbirääkimisteks hilja. Aga selle jaoks, et omavahel see meie saaks lepitatud, peaks ikkagi olema see meie tunnetus veel selline kuidagi funktsioneeriv. Aga näiteks minu jaoks ma tean, kes on see meie, ma olen osa oma perekonnast, seal on meie. Ma olen osa oma kogudusest, seal on meie ja oma kirikust. Ma saan aru, mis seal ühendab, mis on see ühine, see siduja. Aga võib-olla nagu teie ka välja tõite, siis rahvusriigiga on see meie ilmselt päris nõrgaks jäänud paljude inimeste silmis praegu. Et kuidas seda üldse taas avastada või taas defineerida enda jaoks, eriti sellisel ajal, kus meil enam ei olegi väga selge see, kuhu suunas me liigume ühiselt. See on minu hästi subjektiivne seisukoht. Mina arvan, et selles asjas me vajame kas jumalikku selgust või prohvetlikku selgust või üleinimlikku selgust. Kedagi, kes annaks endale mõtetele ja mõistetele uue tähenduse. Ja seesama küsimus, mida tähendab rahvus, mida tähendab riik, mida tähendab valitsus või riigi aparaat, kuidas need asjad omavahel suhtlevad või suhtestuvad. Ma kunagi, see oli mul hästi huvitav, Facebookis ma enam ei mäleta, mille peal mu link täis oli, see on nädal või aasta või paar tagasi, panin postituse, et eelmine valitsus hävitas minu usu Eesti riiki. Reaktsioonid olid üsna valulised ja ka mitmed minu niisugused tegelikult liberaalsete vaadetega tuttavad kirjutasid selle tõnu, et valitsused tulevad ja lähevad, aga Eesti riik jääb. Et see tunnetuslik, et Eesti riik või eestlus kui selline on midagi sügavamat kui ainult need valitsused on nagu kusagil üldisemalt olemas, siis
Minu tutvusringkonnas on üks niisugune, mina ei oska öelda, selline, kuidas öelda, karmi suhtumisega mees, eks ole, ma ei taha kasutada sõna parem äärmuslus või mis äärmuslus tal on. Ja tema ikkagi ütleb, et valitsus ja maa ja riik kui selline, eks ole, Eesti asi tuleb hoida lahus, eks ole. Ma ei tea, kuidas päris siis see lahus hoidmine käib, aga ütleme see sinu küsimus, et kas ümber defineerida, jah, midagi niisugust oleks tarvis ilmselt, et nagu leida uus mõte, uus tähendus. Ilmselt see võib olla ka väga niisugune mitmekihiline, mitmetahuline, aga praegu jah, sellist siduvat ideed või tunnetust ei ole, võib-olla me ei oska ka hinnata seda siiski. Kui palju meil ikkagi selle riigina, mis meil täna on antud või kui suur väärtus see on, eks ole. Ja näeme rohkem neid mõrasid või lõhesid, aga sellist mingit selgust, mingit teadmist, mingit veendumust, mingit passiooni, suunda, kuhu edasi minna, minu arust oleks tarvis ja selleks oleks vaja. Mina usun prohvetisse. Et kusagil on keegi või tuleb keegi, kes suudab selle sõnastada, kellel on sõnum. Ajaloost me teame, et ega prohvetite käsi ei ole hästi käinud. Nende sõnumit ei taheta sageli kuulda võtta. Tapetakse ära või pannakse kinni, aga ideed elavad kauem kui inimesed kindlasti. Aga kas võib olla, et kõik ühiskonna pooled võõranduvadki selle võõrandumise objekti suhtes niimoodi, et see, mis oli algselt see nii-öelda meie jutumärkides, see algne lahustubki kuhugi ära täielikult. Et ei ole see, et üks pool jääb selle algse meie juurde, teine pool lahustub, teine pool võõrandub sellest, vaid see algne meie kaobki täielikult ära ja see asendub millegi uuega. Ma arvan, et see on võimalik, aga see on ka siis täiesti uus olukord. See on juba täiesti uus olukord, kus siis need inimesed või osapooled peaksid ennast nii-öelda uuesti leidma. Ma arvan, et lugupeetud Jaak Aaviksoo ei pahanda, kui ma tema nime kasutan. Kunagi mina olin siis Tartu Ülikoolis õppeprorektor, tema oli rektor ja me tegime tihedat koostööd. Ja seal õppepoole peal, mida ma siis juhtisin, seal ju kogu aeg midagi juhtus. Toona oli siis meil umbes pea 20 000 üliõpilast, täna natuke vähem. Ja ikka mingi pahandus või asi, kui on sul seal pea 20 000 inimest, tuleb ette seda ja toda. Ja siis mulle Jaak Aaviksoo õpetas, et Tõnu, kui sa oled mingit probleemi lahendamas, sa oled kellegagi kokku leppinud, andnud mingisugused lubadused, mingisugused käsitlused, see asi on nii. Ja kui nüüd läheb asi ajakirjandusse, tänapäeval ka sotsiaalmeediasse, sa ei kontrolli enam mitte midagi, siis on uus olukord. Sa pead arvestama sellega, et see ei ole sinu kodutüli, see ei ole Tartu Ülikooli küsimus, see on juba laiem sotsiaalne probleem. Sa isegi ei saa võib-olla kõigist oma mikrotasandil antud lubadustest kinni pidama, see on täiesti uus olukord. Ja ma arvan ka, et see niisugune lahustumine või uue tähenduse leidmine võib olla mingis tähenduses. Ma olen lugenud sotsioloogide käsitlust, et kui see viimne lahing tuleb või tuleb uus maailmakord, siis võib see väga vabalt olla näiteks rassipõhine. Ühesõnaga seesama näiteks meie ja venelased oleme ikkagi valged ja ukrainlased on ka valged, meie hoiame ühte teise rassi vastu. See võib olla religioonipõhine. Kristlased versus näiteks kas islam või hinduism või budism, kuigi nemad on suhteliselt rahulikud praegu, aga vähemalt teoreetiliselt, eks ole, me võime seda väita. Et tekib mingisugune uus meie, kus me oleme koos kellegi vastu. Või vastandume, aga need on juba nii suured muudatused, et selles võrrandis on ka väga palju muutujaid ja see on juba siis tõesti täiesti uus olukord. Aga põhimõtteliselt see küsimus, et kas see algne lahustub, see võib tõesti nii olla. Nüüd, kui see algne lahustub, siis see tähendab ka osapooltele paratamatult minu arvates uut identiteeti. Kui me võtame näiteks kristluse, need põhiväited, usk Kristusesse kui lunastajasse,
me saame Kristuse kaudu Jumala juurde, ma usun, et me pärime tema kaudu igavese elu. Aga kui ma vaatan ka, tõsi küll nüüd lääne kirikutes seda, kuidas tekib mingisugune, ma ei oskagi nime anda, kas siis mugavuskristlus või sotsiaalselt paindlik kristlus või neid põhiväärtused enam üldse ei ole. No, loeb see, mis inimestele meeldib, mis neid ei jaava. Kogudus osaleb näidendis, kus nad siis näiteks pesivad käsi ja tunnetavad puhastumist ja embavad üksteist ja leiavad selles usalduse uue vormi ja kõik õige, eks ole, emotsionaalselt võib see mingil hetkel olla ju täitsa tore inimese enda jaoks. Aga see algne mõte kaob sel juhul. Ja küsime, kes sa siis oled või mis sa oled ja see nõuabki ümber defineerimist. Aga me oleme nüüd rääkinud sellest võõrandumisest kui ühiskondlikust protsessist ja ma arvan ka fenomenist. Aga kui me räägime nüüd üksikisikust, sest minul kui üksikisikul on küll küsimused, et ma olen ka seda kindlasti tunnetanud seda, et mina olen võõraks jäänud toimuvale või sellele ühiskonnale. Teatud mõttes vähemalt kindlasti on inimesi, kellel on see hullemini ja kellel on paremini, aga mingil määral. Siis ma ei ole kindel, kas oma tegevusega ma saan kuidagi muuta seda olukorda, kas ma saan mõjutada seda, kuidas see ühiskond välja näeb. Aga ometi selline seisund, kus ma lihtsalt olen ära tajunud, et ma olen võõras ja ei oska selle suhtes midagi eriti teha, see on mulle ikkagi vastuvõetamatu, ma ei suuda selles seisundis istuda. Et siis minu jaoks tekib küsimus, et kas pigem peaks töötama selle nimel, et leida mingi sügavam leppimine sellega, et ma olengi nüüd võõras või just nimelt ikkagi üritama midagi teha, samas olemata üldse kindel, et sellel on mingi mõte. Kuidas teie näete seda, mida peaks see üksik inimene tegema selles olukorras, kus ta tunneb, et ta on võõraks jäänud? Need on väga isiklikud küsimused ja nendele on ka väga isiklikud vastused. Seda, ma arvan, teine inimene ei saa teha. Hiljuti mina tabasin ennast mõttes, ma mõtlesin dissidentluse peale. Mina kasvasin Nõukogude ajal. Jüri Kukk, Olav Pesti, Mart Niklus, kes on muide olnud minu parim saksa keele õpetaja, ta andis mulle 3 tundi keskkooli ajal asendusõpetajana saksa keelt ja ma õppisin 3 tunniga rohkem kui tavarežiimis 3 aasta jooksul. Ja ta tegi mulle selle saksa keele veel huvitavaks ka. Ja kusjuures mul on olnud võimalik Mart Niklusele seda öelda isiklikult, tänada teda võib-olla siis 40 aastat hiljem. Ja küsime nüüd, et aga need, kes hakkasid vastu Nõukogude võimule, kas sellel oli mõtet või ei olnud mõtet? Ma isiklikult arvan, Nõukogude võim oleks kokku kukkunud ka ilma dissidentideta. Sest majandus läks hapuks, nad ei olnud enam süsteem ei toiminud. Ja samas need ideed, mida ütlesid välja Niklus, et see tegelikult ei ole õige, või Venemaal Aleksandr Solženitsyn, tema see essee, et ärge leppige kurjaga. Ja ma arvan, et ka konformismi uuringud näitavad seda, et ka siis, kui sellest ei ole nii-öelda otsest kasu, ma arvan, et süsteem või ühiskond, seal on mingid sügavamad protsessid, ta läheb oma teed. Aga selline näide, mis julgustab, mis näitab valgust, mis on eeskuju, mis ütleb, et kõik ei ole sellega nõus, on moraalselt palju suurema kaaluga, kui seda inimesed isegi julgevad kas märgata või öelda. Ja kui need inimesed kaovad, kes on nii-öelda vastu millelegi või kellel on mingi oma teistsugune seisukoht ja seda enam välja ei öelda, siis on see niisuguse loomuliku hääbumise tee, mida minnakse minu arvates. Ja kas nüüd hakata vastu või mitte, seal on kindlasti oma hind, see tähendab avalikkuse survet, see võib tähendada tagakiusu, karjääri teostamise raskusi, mida iganes, et see ei ole kunagi kerge, sellel ei ole, ilma hinnata. Ma mäletan, siin on juba üle 10 aasta tagasi, mina võtsin homoteemal ajakirjanduses sõna ja ma tean seda, mida tähendab olla
ajakirjanduse massimeedia surve all, kuidas see puudutab minu lähedasi suhteid, see ei ole lihtsalt nii, et inimesel on mingi seisukoht, eks ole, vaid et sa maksad isiklikult selle eest. Ja võib-olla mõni hind oli isegi natuke kallim, kui ma oleks tahtnud maksta. Eriti ka koroona ajal, ma arvan, et väga paljud inimesed said see tunda, et see arvamus, mis võis sulle endale tunduda väga isiklik valik lihtsalt, mida sa enda jaoks langetasid, võis tähendada järsku, et sa ei ole enam osa sellest meiest, vaid sa oled need nemad. Väga paljude inimeste jaoks, kes on sulle varem olnud lähedased. Ja see koroona teema oli üldse väga, ütleme niimoodi, et oli nagu psühholoogiliselt huvitav, kuidas tegelikult selline oma sügavamas olemuses meditsiiniline või biomeditsiiniline küsimus muutus eetiliseks, maailmavaateliseks, suhteid puudutavaks moraalseks küsimuseks. Ja ühiskond oli lõhki, perekonnad olid lõhki, eks ole. Ja käis täiesti niisugune, võiks öelda siis kodusõda selle kõigil tasanditel, eks ole. Et ta psühholoogiliselt see nähtus oli huvitav ja samas võib-olla huvitav ei ole siin nagu kohane sõna või me võime ka öelda, ma ei tea, kirurg võib öelda, et mauhaav on huvitav, eks ole, kui ta seda lõikab, eks ole, et ma kunagi lihtsalt olen olnud arstide seltskonnas, kus inimene rääkis vaimustusega kirurg mauhaavast, mida ta lõikas, servad olid hallid ja põhi oli punane, täpselt nagu õpikud küll oli ilus, eks ole. Ja ma saan sellest inimest aru, eks ole, samuti või, ma ei tea, psühholoog või psühhiaater või mõnda hingehäda niimoodi analüüsida. Aga see tegelikult on ikkagi on probleem ja kui enam keegi ei tee häält või ongi siis juhivad ja teevadki need, kelle toetusprotsent on 10+-, keegi midagi ei ütle, küsime, kas on õige, kindlasti see ei ole õige. Kindlasti see ei ole õige või mina ikka mõtlen selle rahva kui kõrgema võimukandja peale. No ei ole, et see on ikka karikatuur, grimass, mitte pilt või portree demokraatlikust rahvusriigist. Aga alati võib öelda, ise valisime, jah. Kas sa usud, et selline meie nemad vastandav käsitlus ühiskonnast on ületatav? Jah, ma usun. Ma ei tea, mis tingimustel või kuidas. Ütleme sellisel madalamal tasandil, ma mõtlen asutuse sees, võib-olla ka koguduse sees, võivad tekkida hoopis mingid teised nähtused. Mida mina olen näinud, on see, et inimesed väsivad konfliktist ja vastasseisust või tekib nagu selline tüdimus ja vajadus, et millegi positiivse järele. Teine on see, mida psühholoogia väga rõhutab, et välja tuleks sellisest vastasseisust on mingi mõistlik ühistegevus. Kolmas, mis tuleb välja, on see, et saab koos olla siis, kui teise inimese veendumus, tema maailmavaadet, moraalset tõekspidamisi aktsepteeritakse tingimusteta. Praktika saab olla ikkagi ühesugune, aga vähemalt, et on ruumi eriarvamuseks. Kui ruumi eriarvamuseks ei ole, siis see tähendab mulle ka, et ei ole ruumi minule. Eriti kui need küsimused on sellised, mis on seotud inimese identiteediga, näiteks rahvus, religioon või usk, kui seda ei tunnustata või ma ei saa selles suhtes ennast väljendada või olla mina ise, siis on see võõrandumine paratamatu. Aga mina isiklikult olen seda usku, et siiski positiivne lahendus on võimalik. Ma ei oska öelda, kuidas, aga ma arvan, et see on võimalik. Kas siis saate teemas välja kuulutatud pühendumine on selle võõrandumise ravim teie nägemuses? Jah, küsime nüüd niimoodi, et kumb on enne, kas enne on pühendumine ja siis kaob võõrandumine või enne peaks kaduma võõrandumine ja siis tuleb pühendumine. Raske öelda, ma isiklikult arvan seda, et pühenduda saab ikkagi millelegi mille me tunneme kuidagi kas väärtuslikku või oma olevat. Ja kui meil tekiks see meie tunne kas ühiskonnas või mis tahes muud, siis see positiivne kuuluvustunne või see meie tunne, see on osa minus, see läheb mulle korda. See on suur väärtus ja see aitab ka kaasa niisuguse
pühendumise või suurema pühendumise tekkimisele. Kuidas te pühendumist defineeriksite? Minu jaoks oleks see niisugune mina panustamine. Ma annan osa endast, oma aja, oma energia, oma tõekspidamise. Ma elan ja töötan millegi või kellegi nimel. Ma panustan ennast, annan osa endast. Inimestel on erinevad viisid, kuidas just nemad saaksid ja võiksid pühenduda ja anda iseennast sellele millegile suuremale. Ja kindlasti ei ole ühte vastust kõigi jaoks, et just niimoodi peaks. Aga kas te oskate öelda, millist võiks olla mingid kriteeriumid, mille järgi siis leida igal ühel endale see õige pühendumise vorm? Ma arvan, et see väga tugevalt ka sõltub tegelikult sellest valdkonnast. Kas ta on tööalane pühendumine, on ta riigile või ühiskondlik pühendumine, ideeline pühendumine, mingile hobile pühendumine või mis on selle nagu vorm, eks ole, need tähendused on erinevad. Aga ma mõtlesin praegu ühiskonnale, sellele, mis meile tundub, et praegu vajab võib-olla ravimist. Ja. See nüüd psühholoogilises plaanis räägitakse pühendumise erinevatest tasanditest või ütleme siis selle tahkudest on kasutatud ka mõistet pühendumise dünaamika. Ja minu arust kõige olemuslikult olulisem on selline afektiivne või emotsionaalne pühendumine. See põhineb emotsioonidel, see põhineb kiindumusel, see on see tunde küsimus, eks ole. Kui tunnet ei ole, siis sa võid seletada, kuidas sa tahad. Samas selle kõrval täpselt ongi see teine pühendumise viis, see ratsionaalne pühendumine, kaalutletud otsus, mis puudutab analüüsi mingeid seisukohti. Ma ei ole nõus, mis näiteks ühiskonnas toimub, aga sellepärast, et meie riik võiks siiski püsida, et me võiksime hakkama saada, mina täidan oma kohust korralikult. Mul tunnet ei ole, aga ma võtan mingisuguse ratsionaalse seisukoha. Tunne minu arvates on kõige parem seal, kui see on olemas, siis seletus tuleb takka järgi, eks ole, võt see sama laulva revolutsiooni aeg, eks ole, või armastus rahvusriigi vastu. Seletust ei olnud tarvis. Nii et see võib olla ära seletatud, see võib olla tunne, aga on ka võimalus niisuguseks kohustuslikuks pühendumiseks, kus inimene mingitel moraalsetel, protseduurilistel eesmärkidel tunneb, et see on mõistlik siin olla ja kui teisiti ei saa, et kus ma siis ikka lähen, eks ole, ja muud ei olegi. Ja võib olla ka lihtsalt selline rutiin või nimetatakse jätkusuutlikuks pühendumiseks, et alati on niimoodi olnud ja mina lihtsalt teen, eks ole, mis siin ikka siis muutub, eks ole, lasen edasi selle asjaga nagu on olnud, eks ole, teised teevad, aga üks selline eemaldumise vorme. Ja minu isiklik arusaamine on, et ta ikkagi oma olemuses see pühendumine on ikkagi tundeküsimus, ta on afektiivne, ta on emotsionaalne. Võt see nagu see kiindumuse teema, kas ta on minu südames sügaval või on ta nende võõras asi kusagil. Et see on tundeküsimus. Muidugi inimeste vahelise armastuse puhul öeldakse ju ikkagi ka, et võib-olla alguses see on eeskätt tundeküsimus, aga pikas perspektiivis see on otsuse küsimus. Ma arvan, et see on selline ilus metafoor. Ma olen sellele muide palju mõelnud, meil on nüüd, oleme üle 40 aasta olnud abielus ja ma olen just mõelnud ka sellele, et kindlasti tunded teisenevad või tunnete roll teiseneb. Ma julgen öelda ka, et pikaajalise abielu jooksul tunded muutuvad sügavamaks. Aga ka see vastutus või arusaamine või kontseptsioon ka tõesti süveneb või laieneb, eks ole, et ta lihtsalt teiseneb, eks ole, ta lihtsalt teiseneb, et ta ei jää ja oleks ka imelik, kui ta jääks mesinädalate juurde, siis jääks väga palju kohustusi täitmata. Jah, tundub, et see ratsionaalne pühendumine või tunnetest eraldatud pühendumine nõuab mingit kohutavalt suurt, kas siis sisemist jõudu või väljaspoolt antud jõudu, sest et pühendudes sa asetad ennast kogu aeg võimaliku pettumuse riski ette ja
kuidas leida endas seda sisemist jõudu või siis välimist jõudu pühendada ja olla valmis pettumuseks? Minu arust, vot see on jälle minu niisugune hästi subjektiivne seisukoht, aga ütleme oma siin nõustaja kaplanitöös, mida ma siin 8 aastat pidasin enne emeriteerumist, ma jõudsin ühe lauseni ja see oli, et ära jää üksinda. Ja vot selle pühendumisega on ka samasugune lugu, et see ei ole, kui me ütleme, et võõrandumine tähendab üksinda jäämist, meie tunde lakkamist. Küsime, et kus see asi siis üles ehitub. Et ta saab üles ehituda mingist teisest, väiksemast meie tundest. Mis tähendab seda, et kui me räägime näiteks suhtest ühiskonnaga, siis seda meie tunnet üles ehitada saab suheldes nendega, kes mõtlevad, tunnevad, kogevad samamoodi kui sina ise. Suhte nendega, ära jää üksinda. Tee sellest oma asjast meie asi. Ja meiena on ka sellist üksindust, võõrandumist, vastandumist kergem kanda, aga meiena on ka kergem astuda see samm selle ühenemise või liitumise poole, eks ole. Nende tingimuste sõnastamisel, millistel me oleme nõus koos edasi minema. Võib-olla ka nendele uute definitsioonide andmist, ma ei tea, näiteks rahvusriigi ümber defineerimine, mis see siis iganes on, eks ole. Et see ei ole üksikisiku vastutus, vaid see on nende vastutus, kes ei ole nõus, võt need sama 49%, eks ole. Keegi ei tule sellele 49%-le nii-öelda kandikul tooma seda riiki, millel nemad võiksid siis alla kirjutada või kus nad tunneksid omana, eks ole. Vaid see seletus tuleb ikkagi leida iseendas, isekeskis. See ei ole nagu indiviidi küsimus, vaid see on nii-öelda siis meie küsimus nende jaoks. Rääkides inimestest, kes siiski valivad pühenduda, siis ilmselt on 2 tüüpi, on ju. Et on need, kes valivad siis pühenduda mingile just nimelt sellele väiksele alasüsteemile või väiksele meiele. Näiteks oma väikeses kogukonnas midagi tehes, oma koguduses, oma koolis. Ja siis on need, kes üritavad minna sinna suurele tasandile, et proovida kogu ühiskonna tasandil midagi teha, kas siis poliitika kaudu või majanduse kaudu. Ja nüüd esimesel puhul, kui sa valid selle väikese alasüsteemi, siis ähvardab see oht, et sellest saab mõnes mõttes selline nagu klubi või selline suletud organism, kuhu teistel ei ole asja. Ja siis võõrandumine toimub lihtsalt niimoodi, et see klubi võõrandub sellest suurest tervikust, mitte enam see üksikisik. Samas sellel teisel juhul, kui mitte pühendada sellele väikesele alasüsteemile, vaid proovida ikkagi tervikut, näiteks ühiskonda tervikuna mõjutada, ähvardab oht, et sa pühendud justkui mingile võitlusele selliste tuuleveskitega, kus sa oledki määratud pettuma ja võib-olla suudad lõpuks palju vähem ära teha, kui sellisel juhul, kui sa oleksid rahuldunud selle väga palju väiksema tasandiga. Selle väikse tasandiga on nii, et ega me seda väiksema tasandi tähendust võib-olla alati ka ei oska võib-olla alati ise hinnata. Ma praegu tuleb meelde, et me sind kuulates selle vana nõukogude ajal see 40 kiri, kui 40 kultuuriinimest kirjutasid alla, et nad ei ole nõus. 40 inimest neid solgutati, loputati, ühesõnaga survestati mida iganes. Aga see fakt, et on grupp, kes hakkas vastu, see mõju, see tähendus, sümboolne väärtus oli oluliselt suurusjärkude võrra suurem kui need 40, kes seda tegid. Nüüd teine, kui nüüd suurel tasandil võib olla see võitlus tuuleveskitega, ka seal väljaütlemine, see sama, ütleme, et eriarvamuse sümboolne väärtus on minu arust väga suur ja mis muidugi tekib, on ka see, et võiks öelda siis, kuidas kellelegi on antud inimene tänavalt ei saa moodustada või ei saa suurt häält teha, mis kostaks ühiskonnas. Aga need inimesed, kes oma positsioonilt on juhtival kohal, kellele on heas mõttes ligipääs ajakirjandusele või kes suudavad ennast avalikkuses väljendada, siis minu arust see, kas või sammhaaval, mõnel juhul ka läbi lillede tilgutamine, ikkagi lipu kõrgel hoidmine on õige,
sest küsime, mis on siis alternatiiv, eks ole. Võib-olla tõesti selle loomuomase surma ootamine, eks ole, ma ei tee midagi, küll kärvab, need protsessid, mis ei ole jätkusuutlikud. Ja samas selline hääle tegemine minu arust on moraalselt õige. Kuigi mulle meenukavad siin ma olen sellele palju mõelnud, minu hea tuttav, kadunud doktor Heino Noor, ta oli arst, toksikoloog, töötas siin Maarja Mõisa haiglas, aga ta oli represseeritud, tema sünnipäeval lasti tema ema maha, väga traagilise elukäiguga mees. Haapsalus ta rajas ema altari ja niisugune, ütleme, et ta oli suur isiksus. Ja tema ütles lause, minu põlvkond sõdis tuuleveskitega ka siis, kui piigid olid murdunud. Ja ma arvan, et see oli üks õilis põlvkond, kes maksis kallist hinda, aga nende niisugune mõju või moraalne väärtus või majakaks olemine, mis iganes, on väärtus omaette. Milline roll peaks teie arvates olema selle kõige juures, mida olen arutanud ja selle võõrandumise tunde juures? Milline roll peaks olema palvel? Ma sõnastaks selle palve ümber Jumala suhteks. Ma olen sellele lihtsalt viimasel ajal mõelnud, et kui õnnistegi ütleb, et kui te jääte minusse, te kannate palju vilja, et teie vili jääks, tingimus on selles, et me jääme temasse. Ja minu arust selle asja võti on Jumala lähedus, mis tähendab ka võib-olla ilmutust, mida konkreetses olukorras öelda või mitte öelda. Ja palve on selle Jumala suhte teostamise kanal või viis ja kindlasti väga oluline, aga see olemuslik küsimus on ikkagi selline Jumala lähedus või elav, isiklikult kogetav Jumala suhe, mida juba ka klassik William James pidaski religiooni teljeks, et oma olemuses religioon on usuline kogemus või midagi kogemuslikku. Nii et jah, palve on selle Jumala suhte teostamise vahend või tee või viis. Mina saan sellest nii aru. Aga kas see vist hea koht, kus saatele punkt panna? Aitäh teile! Suur tänu kutsumus, suur tänu usalduse eest! Loodetavasti saame seda midagi korrata. Teeme nii, aitäh!